tule, Freia. nüüd on... Tule nüüd. Tule, ära nuta nii palju. Ärme jääme maha. Ärme jääme maha. Aga vaatame, kui me välja jõuame. Ärme jääme maha, vaatame, Sander läheb. Matkagrupp läheb meie koeraga järgi. Etteruttanud vist. Saab olema vähekene siin. Ja iga nurga taga peatub iga... Koer tahab vahepeal. Oksakest iga... Koera on ikka terve päev. Tema nuusutab. Ja praegu ta küll läheb. Siis näeme, siis välja tuleb. Ei ole üldse minu idee niisugusele matkale minna. See oli Sandri idee. Ma koera tunnen, ma tean, kui keeruline temaga nii kas... Tule. Jah, selle tee peal ette ja ta huvitab igasugused. Nii, nüüd läheme. Freia on ka kaasas, mõte on, et läheme B. Aga vaatame, kui me välja jõuame, on jah, Freia läheb seisus. Tema, Sander, on ette läinud, ette ruttanud vist. Ja iga nurga taga peatub, iga oksakest, iga roogõrekest tema nuusutab. Praegu ta küll läheb, kiirustab. Väsib ära. Mida? Jaa, siin on üks huvitav käänak, niisugune, ei näe kunagi, mis siin konak on. Kas auto tuleb või ei tule. Siin on bussijaama juures, vaatab, kas meid Riiaga üldse võetakse peale. Három kiló? Akkor meg ekkora kutya volt. Nem, pici. Még ekkora, milyen pici, ekkora, egy ekkora. Freia. Sigetváris. No nii, võtan puukorvi peast ära. Lefotóztam magam? Persze. Seljakotti võtsid jah? On. Ahah. Alkuun on ne media vaadata. Täytyy vaan kutsia mitkä on, mitä saa. Mitä?
Kuhu poole nüüd? Raudtee on? Okei. Raske ei ole või? Ei ole. Tiispiits rementak mu nattal. Ei näe. Punakka medin. Mis punakka? Näem, ma ei klaati, kui mikro meedia poon. Meestel on mõned kanda. Meestel? Interregio. Ühesõnaga, varsti läheb rong kohe. 20 minutit oli ümberistumise aeg. Ahah, väga hea. Nüüd ta tahab häda teha. Aga loodan ka tegema kangetada. Vilekotid kaasas muidu. On jah? Juud. Käisin toisupoes. Ja. Vot. Need taimetarkad, igasugused rohujupid ja tutid, need huvitavad seda. Muidu ma pean hakkama neid seljakotist välja võtma. Mis asjad? Seljakotist. Praegu ei ole vaja, kui tundub. Nii. Sander kannab minu kotti, sellepärast, et mustapesu kott muideks. Tema tahtis väga seda reisu ette võtta niimoodi. Nii. Me oleme siis Sigetvaari raudteejaamas. Varsti läheb ronka. Ja Reia on päris vagus, aga kuumus võib küll tekitada temas eri soove. Me ei juua vett kuskil, aga siin on näiteks üks veekaus keegi jätnud. Nii, praegu on 8.45, 8.50. Tule, Reia, äkki sa tahad, võtad, kõlbab sulle see vesi siin. Siin oli keegi veekausi jätnud sinna. Äkki oligi koera jaoks pandud spetsiaalselt. Vaatame, kas sisse ei lase ooteruumi. No võib-olla, vaatame. Tere. Ja kui koera vees, siis siin on kraan olemas. Ainult asi, et kaus peab omal olema. Ja. Aga kaussi saab, neid plastikkaussi saab. See on, jah, vähemalt hea. Nii, et veekraan on raudteemas olemas. Sellist luksust. Mis on raudteejaam ootesaal. Ja. Nii, siis ootame siin rongi ja vaatame, mis täna huvitavat. Nüüd me oleme rongis ja sõidame Peetsi. Reia on ka. Peets on umbes siis Tartu suurune linn, natuke. Aga ta on
seal on väga vanem veel kui Tartu Ülikool. Riia siin otse tee peal ees, ma ei tea, kas kedagi häirima hakkab. Eestis vist selline asi, et koer magab keset õe. Joo. Algab siis reis, matk õigemini täpsemalt, mis on mäe nimi. See on Telemasti tähedal Peetsi linnas. Vaatame siis, kuidas see kujuneb. Tule, Freia. Tule nüüd. Tule, ära nuusuta nii palju. Lähme, ärme jääme maha. Ärme jääme maha, vaatame, kus Sander läheb. Matkagrupp läheb meie koeraga järgi. Koeraga saab olema vähekene siin. Sest koer tahab vahepeal. Koeral on igasugused erivajadused. Ja eks me siis näeme, siis välja tuleb. Ei olnud üldse minu idee niisugusele matkale minna. See oli Sandri idee. Ma koera tunnen, ma tean, kui keeruline temaga on igasugused. Tule. Jah. Selle tee peal ette ja ta huvitab igasugused. Sander ongi seal läheb ees. Koer nuusutab igatahes puu, igatahes, et me võime maha jääda teistest nii. Lähme ruttu, lähme, Freia, tule. Äkki laseks talle vabalt joosta meile järgi. Tule, Freia, lähme. Tule, ära jää maha. Vaata, kus Sander läheb, mine Sandrile tule, hoia minul lähedal. Oot. Ei, tal ei valuta. Ta on suur kere, ta ei ole palju harjunud jalutama. Ja niisuguse koer ei saa õpetada palju jalutama, sest ta ongi niisuguse suure kere pärast, ta ei jaluta palju. Tule, Freia, ruttu. Ei jää. Tere, siinkohal ma tahan teha väikese breigi, ütleme breik selles mõttes inglise keeles sõnaga väljendatuna, et väikene vaheaeg video näitamisel, filmilindile ja ma tahan kasutada juhust ära, et teatada, et mul on ilmunud uus raamat, 3. raamat seeriast The World Europe, inglisekeelne
raamat ja see on niisugune mitmetel välismaistel platvormidel kättesaadav inglise keeles praegu. Nii et kui sul nüüd tekib küsimus, et miks ma nii viimasel ajal olen suhteliselt harvemini postitanud ennast, siis põhjus pole mitte sugugi selles, et nagu ma oleksin kuidagi ära tüdinema hakanud või lootust kaotama hakanud. Ei, asi on hoopis milleski muus, asi on selles, et mul oli tegemist selle raamatu ettevalmistamisega, selle inglisekeelse raamatu valmistamisega ja loomulikult on muud tööd ka, ega siis ainult ma nende asjadega ei tegele. Ühesõnaga siis 3. raamat sarjast, siis see 3. Euroopa ehk siis Word Europe. Esimene on siis Unholy Wrath, teine on siis Somewhere East of West Paradise ja 3. on siis Soldier's Song Retreating from Monsters ja selle viimase raamatu pealkirja inspiratsiooni ma olen saanud muidugi inglise keelde tõlgituna Uku Maasingu luuletust Tontide eest taganevate sõdurite laul, aga see ei ole see läbiv teema loomulikult. Ma tänan Uku Maasingu luuletus, mis seda raamatut läbib, vaid seal on paljust muust juttu, aga noh, eks ole elu võitlus ja meil tuleb väga palju sageli ette võitlust titaanide ja siis koletistega, kes meid siis peatada püüavad ja taha, et meil õnnestuks see, mida me oleme kavatsenud ja nii on siis ka selle raamatuga, nii et sa võid nüüd osta erinevatest poodidest, näiteks siin on Barnes & Noble nähtaval, aga sa võid minna ka samas näiteks Amazonis ka samuti osta. Amazonis on siis millegipärast nad ei taha mu kaanepilti avaldada. Ilmselt on leitud, et need koletised, kelle vastu siis võitlus käib, on nii koledad, et peaks ei kõlba nende leheküljel avaldamiseks. Aga no loomulikult, kui see pabertrükina ilmub, siis ilma kaanepildita see ilmuda loomulikult ei saa ja ma usun küll niimoodi. Nii et kui sa tellid ja siis ja noh, hää küll. Nii et telli jah. Puha võsa, siin ei ole midagi filmi. Változott azóta, a második világháború után beszüntették a Rotary klubot, akkor egy ideig meccsek sétánynak, klubes sétánynak is nevezték, de aztán 91 újra alakulatott a klub, és aztán újra visszakapta az eredeti nevét a Rotary sétány. Itt egy emlékű róla, illetve azt nem tudom meghívni, kicsit 100 méter adóba egy másik emlékű, ahol fönn vannak a Rotary klubnak az alapítói is, de azt most onnan tudjuk részen. Követő magasságon vagyunk. Innen indul, és ide érkezik vissza. Körülbelül kilométer hosszú, és a üdes 550 méter magasságon indulna annyi szűkülés. Egyikben a Meccsek Egyesület tagja Erekede, a Bölgyár vezérigazgatója a saját magán adományából épített, közel 100 éve. A második világháború után beszüntették, akkor egy ideig meccsek sétánynak is nevezték, de aztán 91 új klub, és aztán újra visszakapta az eredeti nevét a
itt egy emlékű róla, a Császlónak Bűneteradóban van egy másik emlékű, ahol fönn vannak a Rataliklubnak az alapítói is, de azt most nem fogjuk érteni. Nem tudom, mennyire volt gyors ez így, vagy... Jó. Most így tényleg szín nem lesz már, és akkor innen ülünk le, és akkor egyenesen megyünk tovább. És akkor ott a túlvezető. Jah, koer on päris väsinud. Aga peab vabalt vastu. Suur kere. Ahah, nüüd läks must ette. Ma ilus nagu Viinin. Kas ka inimesed käivad? Viin on Peets, aga meil on siis Peets. Jaa. Lood Viini metsades. Jaa. Meenutab juba mingit mäestikku, aga muidugi Alpidega võrrelda ei anna. Ega Viini mets ei olegi Alpid. Jaa, ma tean, Viini metsad. Aga seal on umbes sama kõrved maa. Kuule, aga siin võib kukkuda, jah? Vaata, mees ta laabab, vaata jalgade. Jaa. Me oleme ju mõlemad käinud mitu korda. Ja ma olen veel eraldi Viinist omale viimase passi ja selle ID-kaarti Viini saatkonnast. Jah. Aga Viini metsadesse oleks küll. Jah. Rohkem aega kulutada. Aga kuineb? Sa tead? Ma ei tea. Aga kus Selit oli? Kas neil on Selits seal Sigetsaare kandis? Kus oli kahe? Jaa. Tegelikult me oleme seal ka künka otsas, aga madal künkas, et seda ei pane tähelegi nagu. Metsad ja Selit kodustavad nagu mingi ühis mäe aselik. Ahah. Küll, kui me kapal üles õppenud Viini. Jaa. Siin samamoodi, kui me Peetsist läksime Bonhadist. Nem úgy bevágták. Ja. Azt nem elszakadni szét. Miks me peatusime? Ootas järgi lihtsalt. Okei. Nüüd tule. Eddig jöttünk a Rotary sétányon, és akkor most indulunk el a János kilátóba a túlversre. Körülbelül 560 méter színkülönbség. Víz van még neki, vagy van még neki víze? Van, de van, nem tudom. Hány kilométer van? Indulunk fölfele, jó? És akkor... Aha.
Noh, Liia hingeldab. Jaa, pole hullu. Lähme. Sa oled? Pead vastu? Trenn. Ongi trenn sulle ka. Lähme. Freja! Kuule! Ära mene sinna. Sa oled? Tule. Pus või? Jaa, ei. Siin on kivikindlus või mis see on? Jaanos Kiratu. Olemegi suures kohas. Távolban a Villányi hegységben a Szársomjó magasodik. Megyünk tovább, akkor a kis lokátoron a tetején az a Tenkes hegy. Oda is elmegyünk, ugye most, nem? Hát, gyalog egy kicsit messze lenne. A kilátó mellett van egy ilyen kis nyereg, ott van a Tenkes csárda, amikor mentek, vagy nem tudom, hogy szoktatok arra járni, de ha az ember megy Siklósba a Harkányra, akkor ott van egy kis nyereg, ami át kell foglalni, egy kis vendéglő, ami tudom, talán már nincs itt, de járva nem vagyok biztos. Mellette a kisebb kis csúcs, az a kopasz, az ott is olyan az a kis kilátó. És az a tó, az milyen tó? Az a tó, az a Malomvölgyi tó. Akkor nézd, Itt meg egy kicsit. Bucsa mellett. Ez a másik, ezek a Bendirdi. Egészen a horizonton, halványan látszik, az a Horvátországban van az a Papuk-hegység. Az kicsit magasabb a Mecseknél, nagyobb a kiterjedése, 900 méteres a legmagasabb csúcsa. Ega see on mõnikord on kuuma ilmaga lihtsalt seal, kus kõigest niimoodi lõhketab. Rodari. ¿Tienes agua para mi perro? Süda merehundil, kui on meri soolane, raud raske elu sunnil, mul verisoontes keeb. Hei ja 3 mili veel, hoia purje raudne mees. Hei ja 3 mili veel, kuni pole kodus, olen kaugel. Ja hei ja 3 mili veel.
kaugel kallas raudne meel, hei ja 2 miili veel, kuni pole kodus, olen kaugel teel. Su silmis häägus aju, raudhingne meremees ning tead, kui jõuad koju, on pikem tee veel ees. Ja hei ja 1 miil veel, hoia purje raudne meel, hei ja 1 miil veel, kuni pole kodus, olen kaugel teel. Ja hei ja 1 miil veel, hoia purje raudne meel, hei ja 1 miil veel, kuni pole kodus, olen kaugel teel, kuni pole kodus, olen kaugel teel. No nii, nüüd kokkuvõtteks võiks ja lõpetuseks võiks siis lisada, et eelnevat videot vaadates sai sulle endalegi selgeks, miks ma ei soovinud eriti hea meelega sellele matkale minna. Kindlasti sa panid tähele juba, millises seisukorras oli Freia matka lõpuks, kui me lõpuks sinna Missina mäetippu jõudsime. Nii et ma arvan, et see kõik ei vaja seletamist. Nii et sellega ma siis lõpetan. Muideks lisada võib veel nii palju, et see Misinatähte mäetipp asub ju Mätšeki mägedes, Baranja komitaadis ja Baranja on niisugune ajalooline maakond Ungaris, kus me siis käisime ja mis asus väga kaugel sellest paigast, kus ma praegu elan. Aga jah, kõik võib muutuda ja kõik võib veel pikemaks ajaks isegi jääda samaks, aga kõik võib homme päev juba muutuda, nii et ma ei lisa rohkemat juurde ja soovin teile, aitäh teile, kui te vaatasite lõpuni minu episoodi.